päriselumaailm naeratuse miljonäriga. Vahel silmapilgust, vahel kallistusest piisab, et minna oma eluteed. Ja just see ongi see, mida ma siis toon välja siit Õnnelik mina enesearengu festivalilt. Rolandiga mõnusad vestlused maha peetud, räägitud, mida ma kogesin Peep Vainu rännakul ja rääkisin, kuidas ma üldse ennast siin täna tunnen. Ja Roland ütles siis seda, kütta edasi. Lõkkõhtu. Vot, aga... Kui te olete samamoodi endast... Lihtsalt aitäh, et sa oled. Ja teadlikult õnnelik mina, siin ma olen. Vaata seda rahvast, vaikselt kogunevad ja nad tantsivad. Elu muuta, et sa oleks suutma ennast muuta. Muudad selliste sisemiste vestluste tegemise muuta endale kas. Olemas siis Paide, Vallikääru, Vallimäele, kuidas seda nimetab, aga praegu oli just rännak Peep Vainuga enesearengu festivalil Õnnelik mina. See rännak oli ülivõimas ja väga värskelt praegu just sellest rännakust ma tahangi sinu poole seda video teha. See on mega, kus ma olen. See on mega. Nemad jäid sinna alla võimlema, aga mina tunnen, et ma tahan sinuga praegu just oma rännakut jagada. Kui rännak algas sellise mõnusate trummide ja hingamistega ja keha vabaks laskmisega ja siis ma nägin metallistust. Metallist uks, mis vaikselt hakkas avanema õrnade, gigisevate, kääksuvate häältega ja selle ukse taga tuleb eralennuk. Eralennukisse ma astusin sisse ja seal oli piloot ja mina. Seal rohkem inimesi ei olnud, öeldi, et ülejäänud rahvas on seal. Aga kus seda mulle ei öeldud ja ma rändasin edasi sealt, selles mõttes me juba lendasime üle mere, ma nägin merd, sinine ja siis me lendame, ma näen ülevalt liblikakujulist saart ja seal oligi minu inimesed mind ootamas, kus siis läks mõnusaks tantsuks bikiinides, oli mõnus muusika, kõik kehad liikusid ja ma olen seal rahva seas, see on nagu ülivõimas. Mingil hetkel tuuakse ja laotatakse maha sellised valged asjad nagu molbertid, aga nende peale sai astuda, siis kallati sinna peale värvi ja varvaste ja kätega hakkasime joonistama imelisi pilte, see, mis tuli just sel hetkel, siis hakkasid need, mille peale me joonistasime, hakkasid ringi käima, me võisime astuda nendelt maha ja siis me tõmbasime veel varvastega sinna jutte juurde. Need pildid jõudsid edasi inimestele, kes soovisid neid osta ja ma olin sinna toodud just sellepärast, et mul on nii hea energia. Ma nägin sellist asja ja kui ma praegu üles tõusin, siis ma tunnen ennast, et midagi sarnast kindlasti tuleb mu ellu, kus on selline saareke liblika kujuga ülevalt vaatest ja kus on see eralennuk, millega ma saan siis selle kogemuse
kus on võimalus varvaste ja kätega joonistada, seda kõike filmitakse, pildistatakse üles, sest operaatorid on kogu aeg mul järel kõndimas ja sellest tuleb imeline lugu Päris elumaailm naeratuse miljonäriga. See enesearengu festival mu selja taga, see alles algas. Peep oli esimene esineja, nagu reaalselt Roland Toko juhtis selle sisse. Ma lihtsalt nii väga tänan, et sina oled siin ja jälgid minu YouTube'i kanalit. Ma jätsin 1 nädala nüüd vahele vlogiga, sest need imelised päevad, mis tahavad vlogina sinuni jõuda, vajavad 2 nädalat nii filmimist kui monteerimist ja seeläbi meie 27. vlog on siis seotud tänase päevaga, enesearengu festivaliga ja on seotud hingekosutusekskursiooniga. See on nii võimas, see on nii võimas. Juba tuleb Kalli. Aitäh. Ja võid veel lausada. Mis sa mulle ütlesid? Mis sa just ütlesid? Ma ei mäleta enam. Nii tore on näha siin. Joo. Nüüd on Kaido Kubri laval. Aga kõnnime siit, ma näitan rahvamassi ka. Normaalsusega piisavalt heas kooskõlas. Nüüd teie avastab vestluskaaslane enda kõrval ja teie temaga mingi teema jagada. Siin on siis reserveeritud tõmmikad. Mingis teemas on sinu jaoks täiesti normaalne, aga sa lähed kuskile mujale ja sa saad aru, et mingis teises keskkonnas see täpselt seesama asi on täiesti ebanormaalne. Ma olen teile umbes minuti või poolest minutit, ehk siis teege sinna kiire jagamine, lihtsalt kiired mõtted, mis on sinu jaoks täiesti normaalsed, aga mis teises keskkonnas täiesti ebanormaalne. Nii, vaatame, võtame siit mõne, kes soovib rääkida. No tere, teie juba arutate, olete nõus ka siia rääkima natukene? Et mis see küsimus täpselt oli, mida Kaido ütles? Kaido siis küsis meie käest, et mis on meie normaalsus, mis teiste jaoks ei ole normaalsus. Jaa. Ja siis me nüüd siin arutame, et mis meie jaoks on normaalsus. No meie jaoks näiteks on normaalsus see, et me arutame enda eesmärkidest ja suurtest unistustest. Ja et kui palju siis, et näiteks 10 000 eurot kuus teenida väga okei, mis paljudest jaoks näiteks võib-olla ei ole väga okei. Aga kuidas sellest siis nagu üle olla? Et sa jääksid enesekindlaks? Väga küsimus, seda tuleb nüüd Kaido käest kuulda. Varsti hakkab sellest kindlasti rääkima. Ma arvan, et me saame vastuse Kaido käest. Absoluutselt. Mul on samamoodi, et minu hullud ideed, mis mul peas vaata on, ma viin ellu ka, ma näitan seda läbi sotsiaalmeedia. Ja siis ongi nagu, siit ma tahangi seda vastust saada, et edasi jätkata, enesekindlamaks veel saada. Et õnnelik mina hästi palju on seotud enesekindlusega, enesekehtestamisega ja oma ideele truuks jääda. Ja tänu sellele sa tõestad ka teistele, et see on kõik võimalik. Kindlasti on kuskil mõni mõttekaaslane, kes arvab tegelikult samamoodi. Need tulevad teekonnale, kui sa oledki julge. Täpselt. Ühid sa ennast nende inimestega, kes arvavad, et see on sinu normaalsus. Absoluutselt. Aitäh teile. Nii. Siin on siis Eduakadeemia. Tere! Ütle ka mulle midagi siia. Tahan öelda seda, et hoidke üliägedate inimeste ligi, sellepärast, et nendega koos on energia alati lihtsalt kordades parem ja kui sa oled natukene võib-olla mossis või omaette, siis teistega koos alati suunurgad tõusevad ja tea, et mingil hetkel oled sina täiega see, kes teiste inimeste suunurgad kõrvuni veab, nii et koos olemises ja koos tegemises on nii palju rohkem energiat, võtke sellest võimaluses maksimum välja. Ja nii tuleb sinu õnnelik mina seestpoolt väljapoole särama. Valik on ja õnnelikkus on valik. Aitäh sulle. Nii, Eduakadeemia, õnnelik mina. Näed, siin saab osta juba 2025 pileteid. Pudel, Märknik, Miljoni kiirtee, sõltumatu, eluvabadus ja ettevõtlus. Kasum, kõik on välja mõelda, see on ülihea raamat, see täiega toetab mind praegu. Miks inimesed ei võiks lihtsalt normaalsed olla? 12 asja, mida pole õpetanud. Minu elu, kutse, uus algus. Ma olen piisav, kõige tähtsam küsimus. Miks inimesed ei võiks lihtsalt nii võlu, elu, armastus, kuidas saab finantsvabadus? Tere, Roland. Tšau. Ainult puhas rõõm. Puhas rõõm, jaa. Õnne rõõm. Kuidas sa siin käid ja naeratad ringi ja on, jah. jagad miljoneid?
kuule, täna peaks olema Pärnu Postimehes artikkel Naeratuse miljonärist ja ta lubas jätta selle sisse staarrahva seas. Ma ütlesin, palun, see on kohustuslik lausa. Ja siin ma siis olen. Kui oled Janune, tuleb tulla Janusesse, tere, Janusesse kohta, kus saab Janu, kuidas ma ütlen, Janu kustutada. Ja. Joonista ei ole õnnelik. Nii nunnu. Kas ma võin ka joonistada? Ta on ka ju veel õnnelikumaks saada. Ma proovi see liblikas. Mis asja? Ma nägin rännakul liblikat. Ma mõtlesin, et ma hakkan juba joonistama. Ei, ma joonistan nüüd midagi muud. Lepadrinud süda tahaks tegelikult joonistada, aga nii, okei, ma tean, mis ma joonistan. Ma juba tean. Nii, ma võtan, päike on, aga vot, tähte ei ole. Nii, täheke tehtud. Mina kuulsin, et siin Enesearengu festivalil õnnelik mina lillade särkidega nende poole tasub alati pöörduda, sest nendel on mingisugused sõnumid meile ja nemad on korraldustiimis. Nad on vabatahtlikud ka. Räägid sa natuke nendest? Mina olen siis selline kunstiinimene ja ise ka selline vaba inimene ja sellepärast ma tulin oma mehe aktiivsel ettevõtmisel siia vabatahtlikuks, nii et me oleme täna tausa kahekesti siin sellel festivali vabatahtlik. Kahekesi, see tähendab neli kätt, 2 pead, 4 silma, hoiavad siin meile ilusti. Aga mina olen see inimene, kes siis aitab neid inimesi, kes on pileti ostnud ja annab siis neid ilusaid käepaelu, et on siis klubiliikmetele, on need kogukonnaliikmetele on lillad ja lihtsalt ilusatele inimestele on valged. Nii et aga õnnelikud on niikuinii kõik. Super! Eks ole? Aitäh sulle! Jaeg, on jaeg! Aitäh sulle! No nii, meie põhitiimis vaatame, kas me saame kätte Katrin. On sul sekund? Tšau! 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 Tšau, naine! Ütle nüüd midagi siia ägedat. Milliste teemad sa soovid, et me täna kajastaksime? Kuidas sinul, kui sinul persoonal läheb? Sinul? Mul läheb tegelikult täiega mõnusalt, hästi suviselt, hästi rahulikult, hästi selline iseendale aeg on praegu hästi rahulik, hästi kulgemis, hästi mõnus aeg on praegu, nii et mul läheb täiega hästi, aitäh sulle küsimast. Ma jumaldan seda, mida sa teed sotsiaalmeedias. Ma ahmin kogu aeg seda, mida sa sinna postitad. Mis sa jälle panid, vaata, need sõnumid ja tekstid. Muidugi, see julgus on ja mida minul varem vaata ei olnud, nüüd on. Nüüd on täiega, jaa. Mul ei olnud. Kui meie mingi 11 aastat tagasi või 12 aastat tagasi kohtusime, ma olin mingi selline, kus lõualuud värisesid ja et räägin midagi, millest ma ei tea. Aga sa tegid ikkagist, vaata. Jaa, okei, tšau. Mina. Elu Janu. Nii, jäätise järjekord. Kui ma näen sind, ma tahan naeratada. Ja siia vahele võime me teha sellise plaksutamise. Mõtleme, et me teeme iseenda ümber ja käi ja vaata inimestele silma. Rütmis. Hoo. Käi ringi, istu hästi, vaata inimestele silma. Ja mis nüüd juhtus? Just teopesades on nutsin, sest Kai Oja kutsus oma lapsed lavale ja siis see tuleb sul naeru jooga. Ja kui te olete samamoodi endast võib-olla muide pesupesemist siin. Tere! Kes vihkab seda? Tšau! Tere! Hei! Jaa!
miks on hea keerutada. Kärbsest ka rõõmukokteili saanud. Kord, kui ma käisin Hulk-Bulgaaris meeskonnakoolitust tegemas, siis me tegime nalja, et nad peaksid oma joogikaardile panema ka rõõmukokteili. Aga ma võin teile öelda, et see rõõmukokteil on siin endale lõpus. Tere. Tervist. Mina olen jälginud teid kogu aeg ja sinu emaga olen ma ka väga palju kokku puutud. Teie emaga, teid on juba rohkem rohelised särgid on ja ütle mulle ka siia midagi. Naeratuse miljonäri YouTube'i, midagi ägedat. Ma ei teagi, tee, mis sa tahad ja täida oma unistusi. Juhu! Et julge ikka nagu... See on täiesti normaalne. Julge elada, julge teha seda. Julge elada. Elad ainult ühe korra. No absoluutselt, see on minu lause ka. Jaa, see on väga hea lause. Ma loodan, et see mu lastelaagrisse jõuad augustis. Ja sina ka, tšau! Julge teha uusi asju, isegi kui sa kardad. Nii äge. Aitäh sulle ka. Nii äge. Armas Kai. Aitäh, et sa oled. Lihtsalt aitäh, et sa oled. Aitäh, et sa märkad. Kuule, tänu sinule on mul Naeratuse miljonäri koduleht, tänu sinule on mul Naeratuse miljonäri YouTube, tänu sinule. Ja sa ütlesid, et mine tee ära. Miks me kokku saime kord, kui me saime seal kohvikus kokku? Miks me kokku saime? Ma ei tea, ma tahtsin sind näha. Kas see tekst jääb peale? Jääbki. Sina lihtsalt tulid minu juurde ja ütlesid, et Kai, saame kokku. Ja siis istus mingi päike mul seal vastas, vaata. Ja siis sul oli see vägev pastakas, mis sa seal kirjutasid. Ja siis ütles, mine tee ära see Naeratuse miljonäri asi. Milles nagu asi tee ära on? Mul on 10 000 jälgijat TikTokis. Vägev. Täna tuleb artikkel õnnest ja rõõmust ja Naeratuse miljonärist Pärnu Postimehes. Vaata, kui palju elusi sa muudad. Vaata, kui palju see elusi sa muudad. Ja see, mida sa rääkisid palikogemustest, oli mul 11 aastat tagasi Türil täpselt sama olukord, kus ma arvasin, et kui ma kolin Türile, siis kõik on hästi. Tegelikult oli valusam. No nii, meil on siin armas foto. Kes on osalenud Kalevi pojad. Näita, kuidas sa teed. Ja arenema asjadel käimine. Ja naeratama. Vaadake seda Naeratuse miljonäri. Raha. Ära võlusin. Tere tulemast! Võime ju filmida ka seda. Mõlemad, jaa. Lähme siis jalutame või seisame või... Mida teed? Ma teen enda gruppi, ma räägin inimestele veest. Okei. Veest. Järgmine aasta ma tahan ka Sialamaale saada. Okei. Siis me koos või? No, aga miks mitte? Mul on hirmud enda kasuks oli minu teema. Millega ma kandideerisin ka. Ilmselt ma panin sulle isegi laigi sinna. Aga see... Mina olen siin Enesearengu festivalil, aga mitte üksinda. Vaata, kui palju meid siin taga on. Ja siin on üks väga armas naisterahvas, kes räägib iseendast. Mina olen Tiina Ross. Mina tulin siia Enesearengu festivali, tema tuli Iklast, aga mul oli üsna mitu tuhat kilomeetrit tulla, et ma elan tegelikult Gran Canarial. Ja ta ei teadnud seda. Aga mina räägin inimestele veest ja teate, sõbrad, veel ja veel on väga suur vahe. Ma toon ainult ühe näite, et tema joob vett, mis on plusslaenguga, aga mina joon vett, mis on miinuslaenguga. Ja kuna meie kehal on samamoodi laengud ja ma ütlen sulle ette ära, et ajul on negatiivne laeng, seega tegelikult meie keha tunneb ära vee, mis on negatiivse laenguga. Ülejäänud on tema jaoks hoopis teine produkt, millega on vaja tegeleda. Kui sa tahad sellest rohkem teada, ma võin reklaami teha, jah? Vabalt! Mul on selline grupp nagu paremvesiparemelu.ee. Mine vaata, mis see on ja sama nimeline on mul ka Facebooki grupp. Ja ma teen Eestis selliseid tiirutaarusid, käin ringi, mõõdan inimeste vett, nii oksudatsiooni kui happelisust. Mis asi see veel on, kõike ma sulle räägin, aga ma võin sulle ühe näite tuua, et näiteks see vesi, mis enamus eestimaalasi sööb, ma saan sulle tuua näite toiduga. See on sama, kui ma ulatan sulle kandiku täie, kas mäda tomateid või õunu ja ütlen, et palun söö see ära. Millegi pärast ta seda ei soovi, aga vee suhtes... Korra katkestan. Õudne tundub praegu, mis sa räägid? Heas mõttes. Aga vee suhtes me oleme minetanud maitse, milline on hea vesi. Aga sa saad seda maitsta. Küsi, kus kohas me jagame tasuta. Aga mina saan praegu maitsta või kuidas sa siin seda... Mul on aparaat ka autos. Aga me võime siin auto juurde ka kõndida ju. Okei, nii et uurige.
aitäh. Multar naeratuse miljonär, õnnerõõmus ära külvajana. 11 aastat tagasi ma läksin sellisest suhtest lahku, kus ma arvasin, et ikka süüdistada nagu teist on ja, aga lõpuks nagu Kai Oja täna laval ütleski, et algus tuleb ikka endast teha, ükskõik kuhu sa kolid, kuhu sa lähed. Kui see valukoht ära käis, teadvustasin, siis minule tulid purgimütsid alumiiniumpandi pakendist, läksin neid müüma erinevatele lahatadele lõpuks kõrtsudeni välja. Ja siis on see, nagu te teate, siis komina esigu, vaid armsad mütsi teie silme ees ma loon. Oma elu nautides teen asju uusi, mis sititab hinge, lausa põlend seest. Siis ma jõudsin Tallinnasse Wolt Kulleriks ja tead, seal oli niimoodi, sa ei saa tallinnaseks, sellepärast, et sa ei oska inglise keelt. Sa ei saa tallinnaseks, sa ei oska vene keelt. Sa ei saa tallinnaseks, sul ei ole kodu ja sa ei saa tallinnaseks, sul pole piisavalt hea auto, sa ei saa olla taksojuht, sellepärast, et see ei sobi meile. Ja siis minust sai Wolt Kuller, kus keele õppisin tänaval juurde. Kodu ma leidsin sekunditega, see oli vist 2 minutit üks kõne. Ja niimoodi mu elu. Ja siis ma hakkasin Tallinnas enda unistusi täitma ja nii tuhandete inimeste unistusi täitma otse tänavalt. Ja mul oli kodu ka, aga tänaval toimus palju Kulleri tööna. Siis hakkasin unistama, et kas ma päriselt jään Kulleriks või? Nalja teete või? Ma tahan sellist elutarkustest rikast meest, maagilist maad, kus ma saan inimesi vastu võtta, palun mulle turismindust ka. Täna on mul majutuses inimesed ja ma olen saanud oma maagilise mehe. Väga fantastiline naine, uurige, räägi kodulehtega kontakti. Naeratuse miljonär, mida veel paremat ja muideks, kui meil on õige vesi ja meil on sellised naeratavad inimesed, siis tõepoolest ainult miljoniga saamegi naeratada, nii et täiesti vägev. Aitäh sulle. Aitäh. No nii, sõbrad, liikuma ja Enesearengu festivalile. Ja mis seal toimuma hakkab pärast õhtul küla? Lõkkõhtu, seal on väga mõnus. Lõkkõhtu. Vot, aga seal magic happens, aga kõik, mis juhtub Enesearengu festivalil, jääb Enesearengu festivalile. Sorry. Isegi kui on natukene klippe näha, see ei ole ikka see, mida sa koha peal koged. Aga järgmine aasta on võimalus. 5. ehk siis juubeliaasta tuleb, nii et tule meiega. Kohtumas naeratuse miljonäriga. Teate, kui ennem Kaido rääkis, et kas sa oled normaalne, mina ütlen, et tema ei ole normaalne, mina ka ei ole ja sellepärast me matchimegi. Ja lõõdustun elusse, et olla selles kohas ja kui tunneb väga tugevalt see, et tahaks püsti tõusta ja kuidagi mõnusalt selle energia käima tõmmata ja kaasa laulda ja tantsida ja mis iganes teha, siis nüüd on päris hea koht selleks, sellepärast et lähme uuesti rõõmuga. 1, 2, 3 ja rõõm minu südames on loomulik seisund. Ma lõõdustun elusse, et olla selles kohas armastus mu südames on loomulik seisund. Ma lõõdustun elusse, et olla selles kohas rahu minu südames on loomulik seisund. Lõke on nagu elus ja nähtav ja siis paned kitarri häälde südamist ja